Sõda Ukrainas on viimase nädala jooksul märkimisväärselt eskaleerunud. Ukraina on oluliselt tõstnud oma operatsioonide tempot nii rindel kui ka õhus ning näib olevat Venemaal tõsiselt närvi tabanud. Venemaa korraldas mitmele Ukraina linnale massiivse rünnaku, kasutades rekordarvu droone ja rakette, millele vastas Ukraina kohe suure löögiga Moskvale ja mitmele teisele piirkonnale. Kuid ukrainlased on samuti tõhustanud oma rünnakuid Venemaa poolt okupeeritud Ukraina aladele. Ja just üks neist rünnakutest okupeeritud Luhanski oblastis asuvas Starobilskis on venelasid tõeliselt ärritanud. Vastuseks sellele korraldas Venemaa mais ühe oma rängimaid rünnakuid Kiievi vastu ning on ähvardanud lähitulevikus veelgi tugevamalt rünnata. Kuid jätkates vastastikust jõudemonstratsiooni vastas Ukraina omapoolse laastava rünnakuga ning nüüd valmistuvad nii Ukraina kui ka kogu maailm selleks, mis edasi saab. Tänu Ukraina laastavale vasturünnakule pole selle sõja panused ilmselt kunagi varem olnud nii kõrged. Siin on kogu lugu sellest, mida Ukraina tegi ja mis võib edasi juhtuda. Rünnak Starobilskile 22. ja 23. mai ööl oli üks paljudest, mis on viimastel nädalatel okupeeritud alasid piinanud. Ukraina näib olevat loonud olulise tapatsooni mööda olulist M14 maanteed. See on peamine logistikamarssruut okupeeritud alal, kulgedes ida-lääne suunaliselt ja ühendades Venemaa mandriosa Krimmiga. Kuid see, mida varem peeti eluteeks, on muutunud surmateeks. Kaadrid näitavad kümneid sõjaväesõidukeid, naftatsisterne ja muid sõidukeid tee ääres põlemas või juba maha põlenud. Tee, mida Venemaal tuntakse kui R280, muutus nii ohtlikuks, et Vladimir Saldo, Hersoni oblasti Vene okupatsioonivõimude juht, oli sunnitud välja andma määruse, mis piirab kaubasõidukite liikumist suurel teelõigul. Kuid rünnakud okupeeritud aladel ei lõppenud kindlasti sellega. 20. mail teatas Robert Brovdi, Ukraina mehitamata süsteemide vägede ülem, et tema üksused tabasid Vene droonipilootide väljaõppelaagrit okupeeritud Snižne linnas. Ta väitis, et selle tagajärjel hukkus vähemalt 65 kadetti ja üks instruktor. Järgmisel päeval teatas Ukraina president Volodõmõr Zelenski, et veel üks rünnakute laine tabas Vene julgeolekuteenistuse peakorterit ja õhutõrjesüsteemi okupeeritud Ukraina Hersoni piirkonnas, tappes ja haavates ligi 100 venelast. Ukraina kindralstaabi andmetel tabasid Ukraina väed 25. ja 26. mai vahel ka Vene komandopunkti Otšeretinas Donetski oblastis ning piirkondliku komandopunkti Verhnja Kranitsjas Zaporižja oblastis. Vene vägede poolt kasutatud maapealsed juhtimispunktid Nesterjanka lähedal Zaporižja oblastis ja Novorodivkas Donetski oblastis said samuti väidetavalt tabamuse. Aga ukrainlased alles alustasid. Nad tabasid ka Vene drooniladu ja logistikaladu Novopatrivka lähedal, veel üht logistikaladu Donetski linnas ning raudteekütused Sisterni Debaltseve lähedal. Kõik need asuvad Donetski oblastis. Ukraina väed teatasid samuti edukast löögist Vene 1L-125 Njobüsve radarijaamale Jaski lähedal Luhanski oblastis 24. mail. Kuigi lääne meedias sellest ei teatatud, väidab Vene meedia samuti enneolematut rünnakut Enerhodari linnale, kus asub Zaporižja tuumaelektrijaam 27. mail. Elektrijaama kommunikatsioonidirektor Jevgeni Yashina ütles Vene meediale, et teatati vähemalt 50 plahvatusest, mille tagajärjel olid sideühendused häiritud ja osa linnast jäi elektrita. On selge, et okupeeritud alad on saanud tugevalt pihta ja venelased on seda valusalt tundnud. Kuid just Ukraina rünnak Luhanski oblastis asuvale Starobilskile 22. mail on venelasi tõeliselt marru ajanud. See on tõenäoliselt isegi tagasihoidlik hinnang sellele, milline meeleolu Venemaal pärast seda rünnakut valitses. Tegelikult võib see rünnak mitmes mõttes neile saatuslikuks saada. Nagu sa ilmselt mäletad, okupeeris Venemaa oma esialgsel pealetungil Kiievi suunas 2022 aasta märtsis Butša linna, mis asub Kiievi äärelinnas. Pärast nende taandumist leidsid Ukraina väed tänavatelt, keldritest ja massihaudadest sadu surnud tsiviilisikuid. Ohvreid leiti sageli käed selja taha seotud ja kuulhaavadega pähe. See juhtum põhjustas ülemaailmset pahameelt ja kiirendas rahvusvahelist toetust Ukrainale. Kuid võib-olla veelgi olulisem on see, et see ühendas rahvast ja suurendas toetust Ukraina valitsusele ja vägedele, et vastu seista Venemaa sissetungile. Võib väita, et rohkem kui ükski teine sündmus sõja varajases staadiumis. Vastupidist kinnitavast tõendite hulgast hoolimata eitas Venemaa neid väiteid. President Vladimir Putin, välisminister Sergei Lavrov ja isegi Valgevene president Aleksandr Lukašenka nimetasid seda lavastatud rünnakuks. Aga nüüd Starobilskis on rollid paljuski vahetunud. Ukraina väidab, et tabas linna lähedal eliitvene drooniüksuse Rubikon peakorterit.
Kindralstaap teatas, et see oli vaid üks mitmest sõjalistele sihtmärkidele tehtud rünnakust sel õhtul, kuid venelased ei teatanud sellest nii. Tegelikult oli asi hoopis teisiti. Venelased väidavad, et tegemist oli külmaverelise rünnakuga õpetajate koolituskeskusele, mille tagajärjel hukkus 21 inimest ja 10 said vigastada. Nende sõnul olid enamik ohvritest õpilased, teismelised tüdrukud vanuses 14 kuni 18 aastat. Nad väidavad, et Ukraina droonid tabasid esmalt ühiselamut, kus tüdrukud magasid. Seejärel järgnes mitu droonilainet, kokku 16, mis sihtisid ellujäänuid ja neid, kes püüdsid neid päästa. Kaadrid sündmuskohalt näitavad tõepoolest mitmeid hävinud hooneid Luhanski pedagoogikaülikooli Starobilski kolledžis. Sealhulgas näib olevat 5-korruseline ühiselamuhoone varemetes. Pärast tulist ja ausalt öeldes väga ebameeldivat ÜRO Julgeolekunõukogu istungit, mille Venemaa kutsus kokku rünnaku arutamiseks, lükkasid Euroopa riigid nagu Taani ja Läti Venemaa versiooni täielikult tagasi. Vastuseks sellele korraldasid venelased välisajakirjanikele reisi sündmuskohale. Välisministeeriumi andmetel keeldusid BBC, CNN ja kõik Jaapani meediakanalid kutset vastu võtmast erinevatel põhjustel. Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zaharova on seejärel süüdistanud CNN-i rünnaku ettevalmistuse filmimises, tuginedes kanali korrespondendi Nick Patton-Walshi raportile. Siiski olevat 50 ajakirjanikku 19 riigist sellel reisil osalenud. Saadud videomaterjalist ei ole näha ühtegi sõjalist objekti sellel alal. Praegu on väga raske öelda, mis tegelikult juhtus. Võib-olla me ei saagi kunagi teada. Küll aga on vaieldamatu, et Venemaa reaktsioon on olnud pretsedenditu, vähemalt Ukraina sõja kontekstis. Vene meedia on andnud sellele sündmusele väga laialdast kajastust, mis meenutab tugevalt sündmusi pärast Butša juhtumit. Võib öelda, et rahvas on šokeeritud ja nördinud, mitte ainult rünnaku pärast, vaid ka seetõttu, et nende väitel pilkas Ukraina hiljem seda tragöödiat. Ukraina hoogustuvate rünnakute mõju Venemaa taristule, enneolematu rünnak Moskvale eelmisel nädalal ning kasvavad rahalised mured olid juba oluliselt halvendanud meeleolu riigis, eriti pealinnas. Kuid Starobilskis toimunud rünnak näib olevat ületanud mingi rahvusliku psühholoogilise punase joone. Lühidalt öeldes tahavad nad verd ning surve Putinile jõuliselt vastata on mitme taseme võrra kasvanud. Putin nimetas rünnakut terroriaktiks. Ta kinnitas, et läheduses ei olnud ühtegi sõjaväeobjekti, luureteenistuse rajatist ega muid seotud teenuseid. Seetõttu puudub igasugune alus väita, et laskemoon tabas hoonet meie õhutõrje või elektroonilise sõjapidamise süsteemide tõttu. Veelgi ähvardavamalt teatas Venemaa välisministeerium, et 22. mai rünnak oli viinud sõja murdepunktist kaugemale ning hoiatas, et Venemaa kannatus on nüüd otsas. Vladimir Putin olevat palunud oma sõjaväel esitada ettepanekuid vastulöögiks ning vastulöök saabus peagi. Järgmisel õhtul korraldas Venemaa ühe seni rängima rünnaku Kiievile ja teistele piirkondadele. Ukraina õhujõud teatasid, et kokku tuvastati 90 raketti ja 600 drooni. Õhujõudude esialgsete andmete kohaselt tulistati alla või tõrjuti 55 ballistilist ja tiibraketti ning 549 drooni, samas kui 19 raketti ei pruukinud sihtmärkideni jõuda. Siiski tunnistati, et 54 asukohas tabas sihtmärke 16 raketti ja 51 drooni. Ukraina õhujõudude pressiesindaja Yuri Ignat näis neid tõrjeprotsente ümber lükkavat. Meil oli tõesti tõsine rünnak. 90 raketti, 600 drooni, peaaegu kõik pealinnas. See on tõesti probleem, ütles ta. Ringlevatest kaadritest on väga vähe tõendeid õhutõrje tegevuse kohta linna kohal rünnaku ajal. Siiski on muidugi võimalik, et õhutõrje oli edukam teistes rünnatud piirkondades. Cherkasov, Harkiv, Odessa, Poltava, Sumu ja Žotomõr. Tundub, et venelased kasutasid vähemalt ühes rünnakus ka palju arutatud väidetavat Vene superrelva, Orešnikut. Zelenski kinnitas geolokatsiooniga videotes nähtud tõendeid, et Orešnik tabas Biljasivka linna Kiievi piirkonnas. Ilmus mitmeid kaadreid sellest rünnakust, millest üks osutus huvitaval kombel geolokatsiooni järgi hoopis Donetski linnas filmituks. Nende kaadrite põhjal näib, et teine rünnak toimus Donetski põhjaosas, kusagil joonel, mis kulgeb linnast läbi Donetski ja Ida-Harkivi oblasti Venemaa Belgorodi piirkonda. Teised raportid väidavad, et teine Orešnik lasti välja, kuid see ebaõnnestus ja kukkus alla kusagil Venemaa sees või okupeeritud aladel. Sellist ülevaadet sa ei leia ühestki tavalisest sõjalisest kanalist YouTube'is. Kui sa tahad igapäevast ülevaadet kõige olulisematest lugudest ja miks need tähtsad on, siis vajuta tellimisnuppu. Praegu pole selge, mida venelased täpselt Biljasivkas tabasid ja kas see oli nende tegelik sihtmärk. Löögipaiga lähedal on lennuväli ja tööstuspiirkond, kus võivad asuda sõjalised rajatised, kuid esmapilgul tundub, et tabati tsiviilpõllumajandus- ja tööstusrajatisi ning tekitati vaid pealiskaudset kahju. Sellegipoolest pälvis Orešniku kasutamine Euroopa liidritelt teravat hukkamõistu.
Prantsuse president Emmanuel Macron mõistis selle rünnaku hukka kui märgi Venemaa agressioonisõja tupikust ja ummikseisust. Saksa kantsler Friedrich Merz nimetas seda rünnakut hoolimatuks eskalatsiooniks ja kinnitas, et Saksamaa seisab kindlalt Ukraina kõrval. Ja Kaja Kallas, EL-i välispoliitika juht, kirjeldas selle kasutamist poliitilise hirmutamistaktika ja hoolimatu mänguna tuumaohuga. Oreshnik on peamiselt mõeldud tuumarelvana, kuid selle 6 raketist koosnev laeng, millest igaüks vabastab 6 alamlaskemoona, saab kasutada ainult puhtalt kineetilise relvana, ilma igasuguse lõhkepeata. Vladimir Putin on varem väitnud, et selle ehituses kasutatud erilised materjalid põlevad peaaegu sama kuumalt kui päikesepind ning et raketid suudavad selle tulemusena tungida sügavale kindlustatud rajatistesse. Rünnak Bieljassivka vastu ei olnud tuumarünnak. Seenekujulist pilve ega kiirgust ei registreeritud, kuid tuumaoht, millele Kaja Kallas viitas, on selge. Vene sõnum on, et järgmine Oreshniku rünnak võib kanda tuumalõhkepeasid. Ja praegusel hetkel pole tõendeid, et Ukrainal või kellelgi teisel oleks õhutõrjet, mis suudaks seda peatada. Kuid Oreshnik polnud kaugeltki ainus raketitüüp, mida rünnaku ajal kasutati. Vene Föderatsiooni kaitseministeeriumi andmetel viidi rünnakud läbi Oreshniku, Iskanderi, Kinžali ja Sirkoni rakettidega, samuti õhu-, mere- ja maapõhiste tiibrakettide ning ründedroonidega. Nad väitsid, et tabasid Ukraina maavägede peastaabi juhtimispunkte, kaitseministeeriumi pealuurevalitsust ja teisi Ukraina juhtimispunkte ning täpsustamata sõjalist infrastruktuuri. Nagu nad alati teevad, väitsid nad ka seekord, et tsiviilobjekte ei rünnatud. Kuid tõendid viitavad tugevalt vastupidisele. Teatavasti tabati elamuid, kaubanduskeskusi ja hädabiteenistuste hooneid. Zelenski ütles, et kokku hukkus 4 inimest ja sai vigastada 100 inimest. Rünnati ka veevärgi rajatist ning Kiievis asuv Tšernobõli muuseum oli sisuliselt hävitatud. Ukraina siseminister Ihor Klemenko nimetas rünnakut muuseumile sihilikuks rünnakuks ajaloo, mälu ja tõe vastu. Varem teatas Kiievi linnapea Vitali Klitschko, et 1 inimene sai surma pärast seda, kui kesklinna Ševtšenko rajoonis tabas 9-korruselist elumaja löök ja ülemistel korrustel puhkes tulekahju. Samas rajoonis blokeeris kooli pommivarjendi lähedal toimunud löök varjendi sissepääsu rusudega, lõksu jättes mitu inimest varjendisse. Väidetavalt sai iga Kiievi rajoon kannatada. Kõnekalt oli ainus sõjaline infrastruktuur, mille tabamises Ukraina võimud kinnitasid, Ukraina maavägede staabihoone. Kuid tuntud Ukraina kaitseministeeriumi nõuniku Sergei Flash-Beskresnovi sõnul pole seda rajatist sõja algusest saadik kasutatud. Ta kinnitas ka, et Lukjanivka tehas, mis oli juba varasemate pommitamiste tõttu kannatada saanud, sai samuti tabamuse. Seega pole lõppkokkuvõttes selge, mida venelased sellega saavutasid, peale selle, et Kiiev nägi päikesetõusu ajal välja nagu apokalüpsise keskpunkt. Kas ukrainlased võtsid rünnaku vastu käed rüpes? Loomulikult mitte. Kätemaks oli kiire, laastav ja jätkub siiani pidurdamatult. 27. mai varahommikul hündas Ukraina sõjalennukite remonditehas Taganrogis, Rostovi oblastis. Kuberner Juris Leusar väitis, et õhutõrje tulistas linna kohal alla raketi, mille rusud vigastasid 2 naist, neist 1 raskelt. Kuid Vene väljaande Astra analüüsitud videomaterjal viitas sellele, et rünnak tabas 325. lennundusremonditehase lähedal asuvat ala. See on rajatis, mis teenindab Vene sõjalennukeid. Sealhulgas AN-12 ja IL-76 transpordilennukid, Su-24 pommitajad, Su-25 ründelennukid ning Mi-8 ja Mi-24 helikopterid. See rajatis on saanud sanktsioonid Euroopa Liidult, USA-lt ja Ukrainalt oma rolli eest Venemaa sõjapüüdluste toetamisel. Veelgi põhja pool raputasid Ukraina raketirünnaku plavatused Voroneži Baltimori sõjaväelennuvälja ümbrust. See baas on koduks Su-34 hävituspommitajatele, mida Venemaa kasutab ulatuslikult rünnakutes Ukraina vastu. Voroneži kuberner Aleksandr Gušev ütles, 2 kiiret sihtmärki hävitati linna kohal, lisades, et rusud kahjustasid tsiviilhooneid, kuid inimohvreid ei olnud. Ukraina seirekanal X7 Nova Plus väitis, et sihtmärkideks olid Briti-Prantsuse Storm Shadow tiibraketid, mis olid suunatud lennuväljale. Internetis levivates videotes oli näha, kuidas pärast rünnakut tõusis piirkonna kohale paks must suits, mis viitab otsestele tabamustele, mitte rusude tekitatud kahjustustele. Samal ööl ründasid Ukraina väed taas raskustes olevat Tuapse linna Krasnodari krais. See on vähemalt 5. kord, kui see strateegiliselt oluline linn on saanud tabamuse juba ainuüksi 2026. aasta kevadel. Linnas asub oluline naftarafineerimistehas ja mereterminal, kus rafineerimistehase tooted laaditakse laevadele ekspordiks. Varasem rünnak. 1. mail muutis linna ajutiselt elamiskõlbmatuks põrguks, kus õhk oli nii paks suitsust, et hingamine muutus ohtlikuks ja mürgiseks. Naftaga täidetud must vihm ja suur naftareostus, mida pole isegi 6 aega hiljem täielikult puhastatud.
Viimane rünnak näib olevat sihitud merenaftaterminali ja rafineerimistehase pihta, põhjustades suure tulekahju. Krasnodari krai operatiivstaap kirjeldas kahjustusi etteaimatavalt kui droonide rosude kukkumisest põhjustatud. Kuid enamasti, nagu nägime Taganrogis ja Voronežis, on see otsetabamuse eufemism. Lõpuks sattus rünnaku alla ka okupeeritud Krimm, nagu see väga sageli juhtub. Sevastopoli kuberner Mihhail Razvozajev teatas, et Ukraina droonid ja Storm Shadow raketid sihtisid öö jooksul linna, kusjuures üks rakett tabas Venemaa keskpanga lõunadirektsiooni hoonet. Tabamus süütas katuse tulekahju ning purustas aknade rõdud lähedal asuvates elamutes, kuid inimohvreid ei teatatud, ütlesid kohalikud ametnikud. Venemaa kaitseministeerium väitis hiljem, et nende õhutõrje pidas öö jooksul kinni ja hävitas 140 Ukraina drooni 7 Venemaa piirkonnas ja Krimmis, kuid raketirünnakutest ei mainitud midagi. Nüüd valmistuvad Ukraina ja kogu maailm selleks, mis edasi saab, isegi kui riik kahtlemata kavandab oma järgmist lööki. Esmaspäeval enne Ukraina vastulööke teatas Venemaa välisministeerium, et nende relvajõud alustavad niinimetatud süstemaatilisi rünnakuid Ukraina sõjatööstusrajatiste vastu Kiievis ning samuti niinimetatud otsustuskeskuste vastu. See kutsus välismaalasi ja diplomaatilist personali üles linnast evakueeruma ning elanikel hoiduma sõjalistest ja administratiivsetest piirkondadest. Isegi USA pole suutnud tagajärgi vältida. Vahetult pärast hoiatust helistas Venemaa välisminister Sergei Lavrov väidetavalt välisministrile Marco Rubiole ja ütles talle ühemõtteliselt, et Washington peaks evakueerima diplomaadid USA saatkonnast Kiievis. Kuid tema hoiatust näib olevat suures osas eiratud. Kolmapäeval ütles Kaja Kallas, et EL-i diplomaadid ei lahku ning tema sõnul oli ainult üks riik hakanud oma saatkonda tühjendama, USA, kes aga lükkas selle väite kohe ümber. USA saatkond on avatud, meie tegevuses ei ole muudatusi ja vastupidised väited on valed, postitati X-is. See on viimane pikkadest piinlikest väljaütlemistest Kaja Kallaselt, mis on põhjustanud üha kasvavat kriitikat meedia ja analüütikute poolt. Sellegipoolest näib, et Euroopa diplomaadid jäävad paigale, hoolimata Venemaa karmist hoiatustest, mis viitavad sellele, et Kiievi administratiivpiirkond võib peagi saada tugevalt kannatada. Ukraina välisminister Andriy Shabir nimetas Moskva hoiatusi häbituks väljapressimiseks, öeldes, et meie ähvardused ei hirmuta lääne diplomaate, kes tegutsevad Ukraina pealinnas. Tõepoolest, EL-i suursaadik Ukrainas Katerina Mladenova lükkas evakuatsioonikutseid tagasi, kinnitades, et lääneriikide esindused jäävad linna. Kuid bravuurikuse varjus on märke, et Ukraina on mures selle pärast, kui tõsised võivad olla järgmised Vene rünnakud. Kolmapäeval väitis tuntud Ukraina analüütik kindralleitnant Ihor Romanenko, et Venemaa koondab ballistilisi rakette ja võib umbes nädala pärast korraldada massiivse rünnaku. Endine kindralstaabi ülema asetäitja ja Safe Skies Over Ukraine'i asutaja ütles, et Venemaa suurendab oma rünnakutes ballistiliste rakettide osakaalu, et kasutada ära Ukraina ballistiliste rakettide vastaste õhutõrjerakettide nappust. Samuti kirjutas kolmapäeval Zelenski avaliku kirja president Donald Trumpile, mille Ukraina suursaadik USA-s Olena Stefanishina väidetavalt kongressile edastas. Selles tõi ta selgelt välja Ukraina ballistiliste rakettide vastase õhutõrje nappuse ja palus USA-lt kiiremat Patriot tõrjerakettide tarnet. Ballistiliste rakettide eest kaitsmisel toetume peaaegu täielikult Ameerika Ühendriikidele. Praegune tarnetempo Pearl-programmi raames ei vasta enam ohule, millega me silmitsi seisame. Palun teie abi Ukraina õhuruumi kaitsmisel Vene rakettide eest, kirjutas ta. Pole selge, kas Trump on vastanud või kuidas ta võiks vastata. Kuid samal ajal on Vene blogijad märkinud, et selle nädala rünnakud keskendusid Venemaa õhujõududega seotud sihtmärkidele, eriti nende sõnul väljadele ja rajatistele, kust Venemaa tulistab rakette Ukraina pihta. Nad spekuleerivad, et see võib olla katse takistada või edasi lükata massiivset rünnakut, mis Romanenko väitel on juba ettevalmistamisel. Aga on üks küsimus, millele keegi ei taha mõelda, ja seda mõjuval põhjusel. Kas Putin annab loa taktikalise tuumarelva kasutamiseks? Venemaa karmiliinilisi on valusalt tabanud hiljutised tagasilöögid rindel, Ukraina kasvav võimekus rünnata karistamatult sügavale Venemaa territooriumile ning nüüd ka Staropilski rünnak. Nad nõuavad äärmiselt karmide meetmete rakendamist, kuid on vaieldav, kas Venemaal on tegelikult piisavalt tavarelvastust, et anda Kiievile tõeliselt hävitav löök või tulla toime võimalike tagajärgedega. Sellised hääled nagu professor Sergei Karaganov, välis- ja kaitsepoliitika nõukogu presiidiumi auesimees, on juba ammu survestanud Putinit Ukrainaga karmimalt käituma, kuid Putin on need suures osas tagasi lükanud. Nüüd näib Karaganovi sõnum üha enam kõlapinda leidvat. Ta väidab, et kui Venemaa tohutust tuumarelvade varust ei piisa agressiooni tõrjumiseks, peab Venemaa osa neist kasutama, et heidutust taastada. Ja ta ei nõua ainult rünnakuid Ukraina vastu. Ta tahab siikule võtta ka need Euroopa riigid, mis Ukrainat kõige rohkem toetavad.
Sümboolsed rünnakud alustuseks, siis võib olla vähem sümboolsed, ütles ta Vene väljaandele Vesti. Vladimir Putin on sõja jooksul korduvalt seadnud punaseid jooni, kuid on alandavalt lasknud neil ületada ilma suurema vastuseta. Ukraina ja paljud teda toetavad riigid on iga kord võimalust kasutanud, et panuseid tõsta, kuid seekord tundub olukord teistsugune. Kas Vladimir Putin ei suuda taas oma enda joont kaitsta või oli Staropilsk tõesti viimane piisk, nagu Sergei Lavrov ütles? Ja kui Venemaa on nii valmis kui ka suuteline andma Ukrainale või kaugemale tõeliselt laastava löögi, siis kuidas reageerib lääs? Kas Ameerika Ühendriigid ja Euroopa riigid on valmis riskima tuumakatastroofiga, kui näiteks Vladimir Putin otsustab muuta Kiievi keskuse hiiglaslikuks radioaktiivseks kraatriks? Loodame, et need küsimused jäävad vaid spekulatsiooniks. Aga mis iganes ka ei juhtuks, hoiame olukorral silma peal ja anname teile jooksvalt teada. Seega veendu, et oled kanali tellija. Vahepeal vaata seda videot ja otsusta ise, kas Venemaa niinimetatud superrelvad nagu Oreshnik on tõesti nii võimsad, nagu räägitakse. Ja aitäh vaatamast!